Tere! Oleme tulnud Tartu botaanikaaeda, et teha lähemat tutvust sellise kaameraga, nagu seda on Pentax K01. Vaatame, milline ta on, miks ta on selline, nagu ta on. Vaatame tema pildilisi omadusi, tema video omadusi ja võimalusi ja teeme lähemat tutvust ja püüame aru saada, mis teeb sellest kaamerast erilise endasuguste seas. Kaamera disainist rääkides tuleks võib-olla kõigepealt ära mainida, tegemist on suhteliselt minimalistliku disainiga. Et ei ole talle siia disaini nagu lisatud selliseid kosmilisi kurve, kõik on hästi lihtne, sirged jooned, minimalistlik, võimalikult vähe kõiksugu eenduvaid osi. Kätte istumise suhtes on võib-olla tuleks tähele panna seda, et peegelkaamera kasutajale ta võib-olla tundub esialgu natuke selline võõras. Tal ei ole sellist head sükest nagu grippi, nagu on peegelkaameratel, eks ole, või sükest käepidet. Teisalt võttes arvesse, et tegemist on sellise hübriidkaameraga, mis ei ole ka peegelkaamera ja näiteks kui kolida kompaktkaamera pealt üle sellele kaamerale, siis ta jällegi istub oluliselt paremini kätte, tänu just sellele, et ta on paksem. Ta istub, ta on rohkem nagu käepärane ja istub tugevamalt kätte. Et lõppkokkuvõttes eks see siis sõltubki, millega võrrelda. K01 disaini ja sellest tulenevalt suurusel on täiesti põhjendatud eesmärk. Nimelt, kuna on tegemist vahetatava objektiividega kaameraga, siis loomulikult saab neid objektiive vahetada. Aga asja pluss ja võlu on see, et lisaks sellele väiksele objektiivile, mis meil siin juba ees on, saab siia panna päris palju erinevaid objektiive ilma adapteriteta. Objektiiv, mis meil siin praegu ees on 40 mm ava 2,8 XS objektiiv. XS siis ilmselt seisab extra small tähendusega. Peale vaadates siis on kohe näha, et tegemist on hästi väikese objektiiviga ja mõneti tundub, et lausa nagu naeruväärselt väikse objektiiviga. Aga vaatamata sellele on hea, terav, hästi ilusate kontrastidega, hea joonisega ja sellise väga mõnusa objektiiviga, mida muidu saab kasutada ka peegelkaamerate ees. Aga nagu sai räägitud, vahetatavad objektiivid ja ilma igasuguste adapteriteta paneme ette siin natuke teise äärmuse, mis on siis veidi rohkem kui 2 korda suurem, Pentaxi 300 mm objektiiv. Ja nagu nägite, soovitub see siia 1-2 ilusti otsa. Ja nii nagu see objektiiv, soovivad ka kõik teised Pentaxile mõeldud peegelkaamerate objektiivid siia ilusti külge. Nüüd, kui teil on juba mingi optikapark olemas, siis mingid lisaobjektiive pole tarvis, mingid lisavidinaid pole tarvis. Kõik sobitub ilusti ja töötab ilusti. Hübriidkaamera üks olulisemaid eeliseid kompaktkaamera ees on kindlasti oma sensori suurus. Kuna tal on sama suur sensor nagu peegelkaameralgi, siis tulemus on ka põhimõtteliselt täpselt sama nagu peegelkaameral. Ja mis puudutab siis pildi kvaliteeti, siis eks ikka ajame taga jõuab pildi kvaliteeti. Ehk siis mida teravam, mida ilusam, mida parema resolutsiooniga, seda parem. K01 üheks põhiliseks ja väga oluliseks omanduseks on tema video omadus. Filmib ta Full HD-d 24, 25 ja 30 kaadrit sekundis. Mida ma oskan öelda, mis on põhiline, mis mulle hästi meeldib, on see, et videorežiimis saab absoluutselt kõiki parameetreid käsitsi muuta ja saab neid muuta ka video filmimise ajal. Saab muuta siis säri, saab muuta ava, saab muuta ISO ja selleks ei pea üldse nagu võtet katkestama. Kui eelnevatel Pentaxi kaameratel see võimalus nagu puudus, siis K01 on selles suhtes nagu võiks öelda lausa verstapostiks. Ja video kvaliteet on tõesti väga ilus, väga hea, terav, hea resolutsiooniga, värvid on ilusad, et mitte üksnes siis pildistamiseks mõeldud kaamera, vaid ka näiteks videohuvilisele väga hea kaamera. Lisaks sellele, et K01 on peegelkaamera kõik omadused, on tal ka hästi palju selliseid, ütleme, loomingulisi võimalusi. Näiteks on tal digitaalsed filtrid, mida saab siis valida, mis annavad pildile erinevaid efekte. Et värvi eristamine
teeme mustvalge värvi, saame siin mida me saame siin teha? Nii, me saame siin valida erinevaid värve, mida me näiteks tahame pildil näha ja ülejäänud on mustvalged. Nüüd on see asi on veel natuke edasi arendatud, mis on hästi äge. Siin saab nüüd lausa 2 värvi valida. Saab näiteks mingisuguse lilla, rohelise valida, kõik ülejäänud on mustvalge. Nii peale selle toy-kaamera ehk siis mängukaamera selline efekt, retrokaamera, kõrge kontrastiga ja mis on hästi huvitav, on selline negatiivi variant, et saame teha selline negatiivis pildi. Ja loomulikult saame erinevaid värvifiltreid siia sisse valida, et millise värvi me siit siis üle laseme. Ja loomulikult peale nende, siin igasuguseid võimalusi veel on siin varju korrigeerimine, heledate alade korrigeerimine, lateraalsete ja kromaatiliste aberratsioonide korrigeerimine. Kõike seda saab sisse välja lülitada, kõike seda saab seadistada vastavalt siis oma maitsele, vajadusele ja olukorrale. Selline siis on Pentaxi hübriidkaamera K01. Mis on siis põhilised omadused? Me saame kasutada peegelkaamera objektiive ilma igasuguste vaheadapteriteta. Me saame teha kõrgekvaliteedilisi pilte tänu suurele sensorile. Me saame teha kvaliteetset HD videot tänu manuaalrežiimile ja seadistamisvõimalustele. Ja peale kõige eelneva saame teha hästi loomingulisi pilte sisse heitetud erinevate filtrite ja võimaluste abil. Igati kobe kaamera. Ma räägin, mulle hakkas natuke meeldima see kaamera. Mis ma teha saan? Kurat. Ma ei tea. Ei tea, mida sellega veel teha saab. Hullult ägedat asja. Vaata, ma kohe ütlen sulle, mida väga kihvti saab sellega teha. Selleks siis umbes siuke kaubus. Nii, paneme video tööle. Teravastame ära. Nii. Nüüd saab siukest videot teha. Huvitav, kas ta filmib? Kusjuures üks asi jäi mainimata. Oota natuke, ma filmin. No filmi. Ma filmin ka samal ajal, kui sa mind filmid. See kaadrisse ka. Keeran nüüd teistpidi ka. Okei, no keeran teistpidi. Tuleb lihtsalt olla loominguline ja teha pulli.